Kaunist keskhommikut kõigile raadiokuulajatele ja meie vaatajatele YouTube'is. Täna 22. aprill, Lenini sünnipäev, Jaak Madissoni sünnipäev, Mart Laari sünnipäev ja Lauri, sinu sünnipäev. Palju õnne sünnipäevaks! Aitäh! Ja stuudios on siis täna Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats, keda kõik teavad ja keda kõik ka absoluutselt teavad, on Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ja mina olen saatejuht Janek Mägi. Alustame taas ja mis siin ikka rääkida? Eestist on kõik inimesed ära põgenenud, ukrainlased ka lahkuvad, lapsi ei sünni, pandi suur tabel eile Aktuaalses Kaameras seina peale, iive on umbes, ma ei tea, 6-7 tuhande inimese võrra miinuses, 15 000 surma, 9 000 sündi suurusjärgud. Mis toimub? No ma arvan, tegelikult me võime siin neid arve vaadata ühte ja teistpidi, et näeme, et hakatakse poliitiliselt otsima sellist põhjust, eks ju, et küll üks põlvkond ja teine põlvkond ja kes siin vahepeal on inimesi rohkem sisse tulnud ja kui nemad nüüd lahkuvad ja nii edasi. Aga väga, väga suur ohumärk on ikkagi see, et Eesti oma inimesed, kes on ära läinud, enam tagasi ei tule. Ja tegelikult see rändesaldo on negatiivne Eesti jaoks, on veel järgnevalt märk sellest, et tegelikult Eestis tehtud poliitilised otsused on need, mis on inimestelt võtnud igasuguse lootuse tulevikuks. Ja see on see, mis on tegelikult noortele inimestele tegelikult otsuste tegemisel väga oluline. Kas nad näevad seda perspektiivi või nad ei näe. Ja täna me näeme seda, et kui sa võtad ükskõik mingise meediakanali, võtad ajalehe lahti, ainult negatiivsed uudised. Et mul just siin ühel rahvakohtumisel tuli naisterahvas ütles, et ta ootab nii valimisi, et ta ei jõua enam seda aastat ära oodata, et see valitsus muutuks. Ja see näitabki seda, et inimestel igasugune kannatus hakkab katkema, aga noored on need, kes teevad otsused. Nemad lähevad minema, nemad teevad valikud, nad otsustavad, et lapsi ei sünni ja siin ei saa riik hakata hurjutama või rääkima sellest, kuidas see on meie ühiskondlik vastutus ja me kõik oleme sellega seotud. Olemegi seotud, aga oleme seotud läbi nende otsuste ja läbi keskkonna kujundamise noorte jaoks. Lauri, millal sina siis välismaale kolid? Ei, praegu veel plaani ei ole. Et ma siiralt loodan, et järgmine aasta märtsikuus me saame olukorda paremaks teha läbi selle, et inimesed teevad õiged valikud valimiskasti juures. Ja tõesti Reformierakond koos oma satelliiterakondadega saadetaksegi varumeeste pingile. Aga see, mida me näeme, on tegelikult ju praeguse valitsuse, kelle eesotsas on Reformierakonna nii-öelda töövili. Ja me oleme sellest ju Riigikogus pidavalt rääkinud, meelde tuletanud, aga miskipärast Reformierakonna juhtivad poliitikud sellest aru ei saa. Ja see on iseenesest probleem, et aru ei saa, et ei ole inimestel rohkem usaldust nende vastu ja kõik need tegevused, mis seal valitsus tehakse ja ellu viiakse, need rohkem ei kõneta mitte kedagi tegelikult. Ja see üleüldiselt tekitabki sellise nii-öelda olukorra, kus inimestel ei olegi rohkem seda kindlustunnet ja rääkimata sellest, et toimetuleku küsimus on teravalt üleval ja kõik ka uuringud ja küsitlused näitavad seda. Et ükskõik, kas seda teevad pangad, ükskõik mis institutsioonid, ülikoolid, seesama Riigikantseleigi tegi viimased küsitlused ja uuringud, et kõik näitavad negatiivset tendentsi. Ja vaatamata sellele, kui me oleme küsinud lugupeetud peaministrit või siis teistelt ministrit, et kas teil on mingisugune plaan ka, et sellest olukorrast välja tulla, sellepärast arvud ju näitavad seda, siis ei ole mitte mingisugust plaani. Ja ka viimasedki sõnavõtud Riigikogus, ma saan aru, et ma olen Reformierakonna liikmetel pannud pea valutama. Et kui ma räägin, räägitakse, et ma räägin valjult, järelikult on valus kuulata. Mina just mõtlen, et sina räägid liiga vaikselt, Lauri, et... Ei, oleneb olukorrast, et kui on terav teema, siis tuleb ka valjult rääkida ja otse ja sirgelt ja ausalt tuleb rääkida. Aga tõenäoliselt see jutt ikkagi ei meeldi Reformierakonna liikmetele, siis nad teevad ka teatud märkused, et Laats on ikkagi liiga vali seal Riigikogu saalis, et võiks rohkem vait olla. Nii nagu Laur ütleb, et praegu mulle tundub see tendents on selline, et teeme hästi palju erinevaid konverentse ja uuringuid, et proovime siis nagu selle põhjust kaevata. Iga inimene täna teab, kus see põhjus on tegelikult. Ja kui riigi
strateegilised ressursid müüakse maha, kui inimestel ei ole siin turvaline enam hooldekodus, eks ju, kui toidujulgeolek on ainult inimeste enda asi, et neid asju on nagu nii palju ja siis me teeme konverentse, uuringuid, kõik mis maksab, keegi saab tööd teha ja siis me tuleme kokku ja arutame, aga reaalsus on see, et poliitilised otsused ei aita kaasa kuidagi sellele, et seda olukorda parandada. Ja see jutt ka, et me oleme kuskil, meil on oht ja see oht on täna kohal. Me oleme jõudnud sellesse olukorda, kui 10 000 inimest on aastaga vähemaks jäänud, siis ei ole väga pikk tee minna, kus siit enam tagasi pöörata ei ole võimalik. Nii et neid otsuseid tuleb hakata tegema täna. Inimesed peavad nägema, just noored peavad nägema, et Eesti teab, kuhu ta läheb, mis on see perspektiiv, mille nimel me siin toimetame. Ja seda täna ei ole. Ja selles osas siin uuringuid võimegi jääda tegema, miks seda juhtu tegelikult, see vaatab meile iga päev otsa ja see on täpselt see, mida Lauri ütleb, et kui tunnistada ei taheta, siis loomulikult hakkab pea valutama, aga me peame seda rääkima, iga päev rääkima sellest. Janek, Reformierakonna on olemas ka lahendus. On olemas lahendus. Mina ei ole kuulnud. See on naljajutt. Ei ole see naljajutt, mitte mingil juhul ei ole see naljajutt. Meil on praegu menetluses 2 välismaalaste seadust. Saad aru, kuhu ma tüürin? Välismaalaste seadust, millega antakse suuremad õigused välismaalastele, antakse suuremad kvoodid ja loomulikult veel langetatakse ka palka. Ehk siis, kui praegusel hetkel on selline olukord, kus sa võtad võõrtööjõudu Eestisse, siis sa pead vähemalt maksma, seal on erinevad nii-öelda koefitsiendid, aga vähemalt keskmist palka või isegi rohkem. Nüüd siis läbi nende muudatuste seadus tehakse koefitsiendiga 0,8. Ehk siis, kui sa võtad võõrtööjõu tööle, toota Eestisse, siis sa ei peagi rohkem talle keskmist palka maksma, aga sa maksad keskmist palgast 0,8. Ja see ongi siis praegu Reformierakonna nagu lahendus, ma saan aru, et kuidas nad siis tahavad rahvaarvu nagu suurendada. Et kurb, aga tõsi, aga sinna, see nagu tüürib kogu see tegevus on ja. Ja nad üldse ei anna endale aru, et mis probleemid võivad sellega üldse veel kaasnedagi. Ehk siis selle probleemi, mis nad on tekitanud praeguses olukorras, kus rahvas rändab välja, sündivus on langenud, tööjõuturul on meil probleemid, spetsialiste ei jagu, on ju, siis toome võõrtööjõu sisse ja toome ta veel odavam sisse, kui praegu need inimesed meil palka saavad. Sa arvad, kuidas see lõpeb? Ma ei tea, aga mina saan aru niimoodi, et ka ukrainlased lähevad Eestist ära, ka neile Eesti ei meeldi. Neid tuli siia ikkagi päris palju sõjapakku, et sa võid teha ükskõik millise vahva seaduse, aga kui midagi on riigis lahti, siis tuleb hakata kinni panema, nagu ütles Vladislav Korsjats. Ta mõtles kõike seda, see on üks tema vana följetoni mõte, aga mulle tundub, et midagi on ikkagi sellist, mida tuleks ikkagi vähemalt püüda muuta. No tegelikult Eesti on ikka väga ilus ja ma arvan, et Eestis on nagu hea elada just sellepärast, et siin on väga tublid inimesed ja nüüd hiljutine rahandusministri väljaütlemine, kuidas Eesti inimesed, tegelikult ta ju ütles, et nad on tublid, et nad kasvatavad ise toitu, et nad käivad metsas. Tema probleem oli see, et nad ei maksa selle pealt makse. Aga nad tahavad sellega maksustada või? Et kui sa oma kartuli maha paned, oma peediga, oma porgandi, sinna registreerima hakkama. Ja käibemaksud, tulumaksud, kõik. Aprillikuu juhid, eks ju. Ei ole, see on tõsi. Siin ei ole enam mitte midagi naljakat, eks ju. Et ei, lihtsalt see, et maainimesed on vaesed ja siis palun mõtleme selle üle, et täna, miks maal üldse hakkama saadakse? Mida näitab ka statistika, et täna maainimene müüb oma vara, ta müüb metsa ja sellepärast ta saab täna maal hakkama, eks ju. Ja nüüd on küsimus, et kus see piir läheb? Et kaua on veel võimalik niimoodi maal elada, eks? Aga samal ajal tuleb maaeluminister ja ütleb, et meie toidu tagavara, et riik tagab 10%, aga ülejäänud, meil on kõik väga hästi, sest ülejäänud on inimestel endal. Need varud. Saavad metsast. Need ongi need inimesed, kes tegelikult seal maal elavad. Need ongi need vaesed, kes ülejäänud 90% riigi toiduvara tagavad. Ma sain siit praegu Jürgen Ligile väga-väga head ideed, et ma olen täiesti kindel, et juba järgmine nädal tuleb eelnõu, et tulumaksustada mustikate korjamine, pohlade korjamine ja mitte ainult siis käibemaksu nad ei pea hakkama riigile maksma, vaid ka tulumaksu, sotsiaalmaksu, kõike makse.
Sest ma ei tea, kas te mäletate, aga oli üks seadus Eestis, mille sisu oli see, et kui mina sulle näiteks tulen sinna Võrumaale, teen seal natuke tööd, siis sa pead registreerima ära ja selle pealt maksud maksma. Ja Eestis täitis seda seadust vist 10 inimest, kui ma õigesti mäletan. Ja noh, aga siin oleks võimalik veel toota terve hunnik seadusi, mida küll keegi ei täida, aga nad on olemas. Janekule, ma arendan seda teemat edasi. Selle teemaga on ju just tulludki see nädal Riigikokku. Jürgen Ligi tuli uue seaduse muudatusega ja nüüd ta tahab maksustada nii sotsiaal- kui tulu maksuga neid isikuid, kes osutavad teenust. Ja see käib sellisel viisil. Sina tõid näite, et kui sa füüsilise isikuna tellid teiselt füüsilisest isikult teenust ja sa peaks ära maksma tulumaksu või siis teenuse osutaja peaks ära maksma tulumaksu, siis praeguse seaduse kohaselt sina kui teenuse osutaja peaksid ära maksma ka sotsiaalmaksu. Ja sul on õigus. Seda on kasutanud ainult 10 isikut kogu selle aja jooksul. Ehk siis see seadus ei toimi. Nüüd tuleb sirge seljaga minister Riigikogu ette ja ütleb, nüüd ta teeb seaduses muudatuse. Ehk siis kui Janek tellib Anneli käest teenust, siis Anneli, kui saab raha, siis Anneli peab ära maksma selle pealt sotsiaalmaksu ja tulumaksu. Küsimus, mis te arvate, et kas neid inimesi, kes seda seadust hakkab järgima, tekib rohkem kui 10? Ei usu. Ma arvan, tekib vähem, sellepärast, et kui need inimesed lugesid ja kuulasid seda uudist, eks ole, siis nad said aru, et kuidas ma saan olla nii loll. Et kuidas ma saan olla nii loll. Mitte keegi seda ei täida. No muidugi, kui nüüd korraks tõsineda, siis riigi ülesanne on teha selliseid seadusi, juristina ma võin öelda, mida ta suudab ka tegelikult kontrollida. Kui ta ei suuda seaduse täitmist kontrollida, siis selliseid seaduseid tegelikult ei ole ju vaja. Ja noh, kui me mõtleme turud näiteks, siis ma olen 100% kindel, et 99% nendest ei maksa, vähemalt kõiki makse kindlasti. Jah, ja see on nagu loomulik osa, et sellega tuleb arvestada lihtsalt. Aga tead, vaata sama Jürgen Ligi väljaütlemine, kus ta selgelt Riigikogu saalis ütles, inimene ongi vaene inimene. See on tema sõnad, tsiteerin. See inimene käib põllul, see inimene käib metsas endale toitu saamas. Ja ta ei maksa selle pealt käibemaksu. See oleks nagu etteheide nendele inimestele. Ehk siis ta konstateerib fakti, et maainimene on vaene inimene ja ta ei maksa makse ja lõpuks, et nii-öelda ellu jääda, ta käibki põllul ja siis metsas endale toitu hankimas. Ja see on tema etteheide. Mitte see, et ta tahab seda parandada, seda olukorda. Mitte see, et me peame ellu viima regionaalpoliitika, mis tegelikult nagu mõjutab positiivselt inimesi, vaid see oli puhas tema etteheide, väga negatiivne etteheide nendel inimestel. Nii, aga Lauri, Anneli, öelge nüüd, et mida siis tuleks tegelikult selleks teha, et Eestis toidujulgeolek oleks tagatud. Kas me läheme siis tõesti, me nüüd lähemegi kõik põllule, paneme maha kartulid, lähme kasvuhoonesse, paneme sinna tomatid, seda me kõike teeme. Riigile me nende pealt muidugi makse maksta ei kavatse. Me ei ole seda siiani teinud. See on tegelikult reaalsus. Keegi ju seda tegema reaalselt ei hakka. Aga kas see on tõesti nüüd see tee, et me oleme tagasi nõukogude ajas, poest me enam süüa ei osta, seda me siin oleme arutanud, et tegelikult toidu ostmine poest on languses olnud 5% vist siin viimasel ajal. Kas see on see tee? No tegelikult, kui me vaatame nüüd viimati toimunud ka põllumeeste väljaastumist, eks ju, siis mis praegu kõige olulisem on see, et sektori sisse anda selge sõnum, kuidas järgmine eelarveperiood, mis hakkab siis 2028 Euroopa Liidu eelarveperiood, et kuidas siis tegelikult neid Euroopa Liidu toetusi jagatakse. Olukord on ju selline, kus tegelikult Eesti põllumees saab ikka veel alla keskmist toetusi võrreldes siis konkurentidega, naaberriikidega. Ja mida täna Euroopa Liit on teinud seda, et jah, tunnistatakse, eks ju, et Eesti põllumees saab vähem toetusi, aga selle vahe kompenseerimiseks siis on eraldi arvestatud, et eraldatakse Eestile, ma ei ole päris täpne, aga see on kuskil 540 miljonit eurot selleks, et seda sektorit toetada. Mis on seal aga, on see, et selle rahal ei ole juures silti, et see peab minema kindlasti sinna. Öeldud, et see on põllumajandussektori nii-öelda leevendamiseks või toetuste vahe leevendamiseks, aga kuidas täpselt jagada ja mis nüüd
juhtumas on juhtumas see, et põllumeestel on tõsine kahtlus, et valitsus juba sellel aastal teeb oma ettepanekud, et seda raha võib väga loominguliselt kasutada. Mis tähendab seda, et põllumehed võivad sellest rahast tegelikult ilma jääda. See oht on täna nii-öelda põllumajandussektori pea kohal täiesti olemas. Selgeid sõnumeid ei tule ja kui selgeid sõnumeid ei tule, siis see laieneb tervesse ühiskonda, sest me tegelikult ei tea, mis meid ees ootab. Ja kui kahjud on juba väga mitmeaastased, eks ju, investeeringuvõimekust enam ei ole, pidevalt ollakse miinuses, sisseostu hinnad tegelikult ei ole tõusnud, siis me oleme täna olukorras, kus tegelikult kas tehakse veel põllumees lihtsalt vastutustundest, külvab vilja maha, eks, aga see ei ole perspektiivis pikaajaline ja jätkusuutlik. Nii et ma arvan, et see on nagu täna põhisõnum, et poliitikutel tuleb välja öelda, kuidas sektorit edasi arendatakse, kuidas seda toetatakse, kuidas seda toetuste vahet leevendatakse. Ja kui seda ei tehta, siis me olemegi täpselt seal, kus põllumajandusminister ütles, et igaüks enda eest, igaüks oma vao peal ja küll see vaene inimene siis selle 90% ära toidab, kui vaja on. No mina lähen igal juhul siin varsti kartuleid maha panema ja ma saan sellega hakkama. Sul tomatid on juba maha? Mul ämm on kõik valmis pannud ja mul on väga tubli ämm. Sul on kass, mul on ämm, tead, igal ühel on oma. Tead, aga vaata, mul on ju kasvuhoone, ja emaga me istutasime ka tomatitaimed juba kasvuhoones umbes 2 nädalat tagasi, eks tegelikult ilm juba lubas, aga me saime ainult 6 taime. Ja praegu ongi mingisugune ikaldus, et ei olegi istikuid saada, et ju siis kas istutati, ettevalmistus tehti liiga hilja, et tegelikult ilm juba lubab, aga ma ei saa taimi kätte. Lauri, sa sul taimi ei ole mul anda? Ei ole, mul ämm pani maha juba, mina ei tea, ma arvan, et 3. veebruaril ma pakun, ega ma nüüd täpselt ei tea, aga umbes siis kuskil seal see asi pihta hakkab. Ja mina soovitan järgmine aasta pane omal suurde tuppa kõik terve akna peale tomate taimi täis. Ja sul ei ole probleemi. Ma arvan, et teisi lõõbiti, aga tegelikult ei, see on tõsine me oleme tegelikult väga tõsise teema ees. Me oleme selles suunas minemas ja mis seda näitab, ma võin näiteks Tartu näited tuua, kus linna sellised kogukonnaaiad järjest rohkem tuleb populaarsust juurde. Aiandus, Anneli, ongi vähemalt Euroopas kõige populaarsem hobi. See on number 1. Nii et ma mõtlen, et see on tegelikult tore ka. Vaata, oled nõus ju? Ei, absoluutselt. Hoiab närvid korras. Kui järgmine aasta peaks juhtuma nii, et praegune valitsus või vähemalt üks valitseliige peaks jätkama, siis kindlasti ma tulen sinu sooviga kaasa ja ma istutan endale need nii-öelda panen need seemned mulda ja istutan need, või tähendab, valmistan need istikud ette. Et ma arvan, et see soovitus on meil kõigile. Ämma käest on sulle täpse memo, nii et selles mõttes ta on tubli. Kuna me esimene punkt oli sündivus, siis Lauri selliseid nalju ei tohi teha, sest see, et keegi jätkab sellest valitsusest on liiga... Olgu, Lauri, palju õnne. Ma räägiks ikkagi toiduainetest ka lõpuni. Tead, vaata, küsimus on selles, et kui see asi täpselt nii läheb, nagu ta läheb, siis ega meil suurt pidu siin ei ole ja meie üleüldine toidu nii-öelda sektor, kes valmistab meile toitu, eks ta põhja pool läheb, on ju. Seal lisaks nende toetustele on vaja teha ka muudatus toiduainete käibemaksus. Ehk siis seda tuleb langetada ja see on selge meie seisukoht. Jagada 2 vähemalt. Kui me langetame toiduainete käibemaksu, see tähendab seda, et tuleb ka käibe kasv. Eks inimesed hakkavad rohkem tarbima ja loomulikult, kui inimesed rohkem tarbija, see annab positiivse impulsiga kogu sellele tööstusele. Ja teine pool, et kui me oleme kasvatanud peale juba sisetarbimise, siis me peame ka oma toodangut välja saama Eesti riigist. Ja see on ka oluline. Ehk siis rohkem andagi sellist võimsust ettevõtetele juurde. Ja selleks on juba nii-öelda välissuhted, diplomaatia ja sellega tuleb paralleelselt tegeleda. Nii, aga nüüd lähme järgmise teema juurde. Me oleme saanud hakkama sündivusega, me oleme saanud hakkama toidujulgeolekuga ja nüüd jätkame mõnes mõttes samas vaimus. Anneli, kas sa tead, kes Omniva ära ostab? No mul on omad kõhklused ja kahtlused, et see üks päris tuntud Eesti ettevõtja ikka on.
et tal on sellise värviga teisigi brände, aga ma ei hakka neid siin võib-olla välja ütlema. Aga kas see on mõistlik, et Eesti riigil ei ole enam ühtegi sellist strateegilist teenust? Jah, et ettevõtja vaates see kindlasti on, et ettevõtja ju peab enda äri arendama ja seal ei ole midagi ette heita, eks ju. Aga ütleme nüüd riigi ja kodanike, Eesti inimeste vaatest, ma arvan sellised sammud, et järjest müüakse maha strateegilisi teenuseid selle klausliga, et ei ole tulus, ei ole tegelikult riigimehelik. Täna on olukord selline, kus tegelikult postiteenus, hästi palju on pakisaatmist ja nii edasi, on ju. Väga paljud teenused lõigatakse ära piirkondadest ja inimestelt, kus tegelikult täna ikkagi meil ei ole veel väga hea internetiühendus, neid kohti on väga palju. See ei ole see, et iga hoovi peal on internet. Ja teiseks on see, et eeldatakse, et kõik põlvkonnad, ka vanemad põlvkonnad, et kõik on nii digipädevad, et kõik saavad internetis hakkama. Ei saa. See näitab, et sellist arrogantsust täiesti ühe sektori kohta, kus öeldakse, et täiesti teie oma asi, lahendage ise ära. See ei ole kasumlik, me ei hakka teile teenust pakkuma, sellepärast, et see on liiga kallis, tarbijaid on vähe ja ainuke vaade on see, et kuidas teenida kasumit. See on eraettevõtluse puhul täiesti loogiline, aga riigi teenuse puhul loomulikult seal on nii-öelda neid teenuseid, mis kindlasti on tulusad, aga peavad olema tagatud ka need elementaarsed teenused inimestele, kes ei saa minna kaasa siis võib-olla kõikide lahendustega, mis võimaldavad teenuse hinda kärpida ja saad panna need internetti. Nii et see digipädevuse teema ja see eeldus, et kõik inimesed peavad seda oskama, on kindlasti teema, mis väga paljusid riivab. Ja inimesed ütlevad, et miks te meid lõikate ühiskonnast välja. Et kas me ei olegi enam täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed, kui mul ei ole arvutit, kui mul ei ole e-maili ja neid inimesi on. See võib-olla tundub uskumatu, aga tegelikult see nii on. Ja siinkohal ma arvan, et see Omniva ost või müük riigi poolt on väga märgiline ja näitab taaskord seda, et tegelikult hoolimine Eesti inimestest ei ole oluline, vaid oluline on ainult numbrid, oluline on ainult kasum, oluline on ainult raha ja tegelikult ei nähta absoluutselt nende otsuste taha ja nende mõjusse laiemalt. Lauri? Tead, eks neid ju näited ajaloost on ju veelgi, on ju, et Eesti Raudtee müüdi maha. Keskerakond tõstis tagasi. 5 aastaga 1,5 miljardit krooni oli siis vist küll. Läks juurde. Tallinna Vesi kunagi müüdi maha. Keskerakond olles siis Tallinnas võimul ostis jälle tagasi. Tõenäoliselt, kui Omniva müüaks sellisel viisil maha, küll siis tulevad järgmised jõud, kes näevad, et need olid valed otsused ja ostetakse tagasi. Aga küsimus on selles, mis hinnaga. Ja ühiskond maksab ju selle kõik kinni. Et selliseid vigu ei tohi ju teha. Et me oleme liiga väike riik, liiga väike ühiskond, et selliseid vigu endal lubada. Ja selge on see, et kui Omniva lähebki erakätesse, siis ka regionaalminister ütles välja, et perspektiivis ta näeb ka seda, et postiteenuse hind tõuseb meeletult ja nii-öelda lähiajal 5 aastat pluss kaob ka ära. See on ju tema sõnad, tema intervjuust, on ju. Ja ta näeb juba tegelikult seda ette, on ju. Ja meie riigina loomulikult peame tagama selle teenuse, see on oluline meie inimeste jaoks ja sellisel viisil ju peaks ka riik eksisteerima, et kuidagi on nagu asjad tõesti siin väga viltu ja need inimesed, kes on eesotsas tihtipeale juba noorem põlvkond, need ei tajugi tegelikult üleüldiselt, kuidas olukord ühiskonnas on, et meil on erinevad vanusegrupid, erinevad oskused on inimestel ja kõik nii edasi, sellega kõigiga tuleb arvestada, me peame olema solidaarsed. Et ja sellisel viisil me peaksime nagu toimetama, aga siin on asjad ikkagi käest ära. Ja vaata, kui me räägime ressursist, on ju, üleüldiselt, energeetikas on ju ka hästi suured probleemid. Ühest küljest me näeme, et meil on Eesti Energia oma tütarettevõtetega, kes tagab meile osaliselt elektri. Me näeme, et nendest ettevõtetest võetakse riigi poolt välja dividendid, mis tähendab tegelikult ju, see on ju teiselt poolt jällegi inimeste maksustamine, et kui sa müüd mingi hinnaga elektri maha ja ettevõte teenib sealt kasumi,
ja riik võtab selle kasumi välja, siis ju tegelikult see on ju topeltmaksustamine. Selle asemel, et arendada ettevõtet, riigiettevõtet, selle asemel, et seda raha panna just nimelt riigiettevõttesse, et see elektri hind saaks madalamaks tuua. Seda ei tehta. Lisaks sellele veel müüakse maha erasektorile väga suure koguse meie rahva maavara ja sellisel viisil, et keegi sellest mitte midagi ei teadnud. Mind muuseas, te võib-olla ei tule selle pealegi väga närvi see, et Omniva ehk Eesti Post on ära lörtsinud filatelia Eestis. Et sellise nagu, noh, kuidas öelda, varaliigi sellest mitte hoolimine on väga halb. Näiteks Inglise kuninganna Elizabeth II päranduse üks võtmeosasid oli margi kollektsioon. Ja seal olid siis ülemaailmselt kõik, aastast 1839 ja sellisest markide algusajast pärit olevad margid, mille, ühe väikese margikese hind võis seal olla, miljonites. Mitte, ikkagi väga suur. Aga kui see traditsioon Eestis kaob, siis inimestel on üldse häda, et neil ei ole hobisid, et hästi suur hulk inimestel on sellel, kellel ei ole sõpru, meestel, Eestis on 26% mehi, see on küll mõne aasta tagune andmed, kellel ei ole mitte ühtegi sõpra ja nüüd neil võetakse ära üks väga oluline hobi, sest Eestis filateliste on ikkagi olnud tegelikult päris palju. Ja see lõikab tegelikult inimesed välja ka väga sellisest olulisest, ongi sotsiaalsest võrgustikust, eks ju, et sul ei ole enam võimalus neid väärtusi nagu jagada laiemalt maailmaga, kus need... Absoluutselt, ja kui sa lähed näiteks Vatikani, kus te mõlemad, ma loodan, olete käinud, et siis seal on eraldi postkontor, kõik saadavad sealt alati kaarte ja mina saadan absoluutselt igalt poolt, eriti nendest riikidest, kuhu ma lähen esimest korda, kui ma lähen 5. korda, mõned on sellised ka, siis sealt ma võib-olla iga kord ei viitsi saata, palun vabandust, sõbrad, kes ei ole nüüd saanud viimasel ajal kaarte, aga kui ma lähen kuskil esimest korda, siis ma alati saadan. Isal oli selline harrastus ja mul ka. Aga tead, oluline on see, et kui sa kuskil isegi käid ja lausa 5. või 6. korda, siis oluline on see, et sa tuleks alati tagasi. Ja ma olen, nüüd me tuleme saate alguse juurde tagasi, aga võib-olla ongi meil Eesti ühiskonnas, kui me võtame need teemad, et meil ei ole nagu visiooni, et meil ei ole nagu arusaama, et see riik on midagi väga erilist ja ma ei räägi üksikisikust, vaid ma räägin riigist tervikuna, ühiskonnast tervikuna, sest igal ühel meil on oma pisikene unistus, et kellel on korter, kes tahab endale tomatitaimi ja kuskilt ei saa. Aga sellist suurt visiooni meil praegusel hetkel ikkagi napib, ma ütleks nii. Aga see ongi suur teema, on ju. Ja tegelikult eks valitsus peab ju seda visiooni ju seda järgima, välja töötama ja tekitama sellise nii-öelda üleüldise visiooni, mis kannustaks inimesi ja kannustaks järgima seda, aga meil tegeldaks praegu peenhäälestusega. Seal on nagu see, et selleks üheks võimaluseks on valimised, kus tegelikult erakonnad, need inimesed siis, kes tahavad Eestit juhtida, käivad välja mingid ideed, kuhu me peaksime liikuma. Ja valija teeb oma valiku vastavalt sellele. See on see visioon, kuhu me läheme. Probleem on täna selles, et viimastel aastatel Reformierakonna juhtimisel on see kõik tühistatud sellega, et see ei maksa mitte midagi. Valimistel on ühed sõnumid, aga tegelikult järgmise 4 aasta jooksul, siis kui valijate usaldus on juba täiesti kaotatud, me räägime, 200 puhul on siin juba alla protsendi, see ei ole üldse enam küsimus, aga ka Reformierakonna puhul 13% toetusest, aga tehakse otsuseid, mis tegelikult muudavad Eesti inimeste elu väga pikkadeks aastateks. Ja see on see koht, kus tegelikult inimesed ongi nõutud, sest et need sõnumid, mis valimiste ajal välja jätakse, need ei kehti tegelikult, mandaati ei ole, aga otsuseid tehakse. Nii et siin tuleb kindlasti kannapööre teha väga kiiresti ja esimene võimalus ongi järgmise aasta märtsis. Mina muidugi saadet kokkuvõttes ütlen teile, sõbrad, et ikkagi alati on süüdi opositsioon. Et ta ei ole pakkunud valitsusele õigeid ideid,
mida valitsus saaks ellu viia ja siis karjub, märatseb, teeb kõiki halbu asju, toetab neid protestijaid, kes ei saa valitsuse poliitikast aru. Mina arvan, ikkagi valitsuse ainukene sõnum rahvale saab olla, et te olete vallandatud. Aga ma mõtlen siis istuva valitsuse. Aga täna olid stuudios Keskerakonna peasekretär Anneli Ott, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats, kellel on täna sünnipäev. Lauri, veel kord palju õnne ja Jaagule ka, sest Jaak on meil siin saates korduvalt käinud. Ma loodan, et sa vaatad meid, me lehvitame sulle sinna Brüsselisse või mis iganes kohas sa parasjagu oled ja loomulikult kohtume Keskhomikus jälle nädala pärast. Mina olin saatejuht Janek Mägi.